Lugupeetud naised, see tänane eelnõu puudutab naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooni fakultatiivprotokolliga ühinemist ja sisuliselt tähendab see seda naiste kaebeõiguse laiendamist ÜRO-le. Kuigi esmapilgul Peeter ütles siin, et see asendustegevus, siis mina ütlen, et mõnes mõttes on see päris huvitav eelnõu, sest see annab naistel võimaluse oma kaebeõigust rakendada pärast seda, kui nende kaebus on tagasi lükatud Eesti Vabariigi kõigis 3 kohtuastmes. Ja selle positiivne külg on tegelikult see, me teame, et koalitsioon sõidab opositsioonist kogu aeg üle ja siin Riigikogus ei ole võimalik seda teerulli peatada, meil puuduvad selleks vahendid. Selle eelnõuga aga antakse tegelikult kõikidele naistele võimalus seda teerulli peatada. Mismoodi? Sellepärast, et kui nad esitavad kaebuse ÜRO-sse, öeldes, et näete, mul on paljulapseline pere ja Reformierakonna valitsus võttis ära nendelt toetusi või vähendas nende toetusi, siis piisab tegelikult ju sellest kaebuse esitamisest ÜRO-sse, et see nii-öelda masinavärk sealtpoolt hakkaks tööle ja kutsuks Reformierakonna korrale. Ma ei tea, kui tõhusad meetmed seal on või on seal mingisugune ainult lõua lõksutamise klubi, aga teoreetiliselt peaks ta niimoodi käima. Mingi aeg tagasi me võtsime vastu laste kaebeõiguste konventsiooni ja juba seal ma rääkisin täpselt samasuguseid mõtteid, et kui lapsed leiavad, et nende õigusi on rikutud, siis on neil alati võimalus esitada kaebusi. Ja eile oli väga huvitav olukord, kus sotsiaalkomisjonis käis laste delegatsioon, kes olid oma õiguste osas esitanud raporti ÜRO-le. Ja see oli väga põhjalik ja leidis ka nii-öelda väga kõva ja suurt kajastust selles ÜRO komisjonis seal. Ja ma küsisin nende käest, aga te olete oma raportis märkinud, et lapsed tahaksid käia oma kodu lähedal koolis ja küsisin nende käest, et näiteks Metsaküla kool pandi kinni, Tapa pannakse kinni või siin on veel need maakoole, et kui nüüd need lapsed pöörduksid ÜRO-sse laste kaebeõiguse korras, siis peaks ÜRO alustama menetlust tegelikult selle rikkumise osas, sest nende õigusi rikutakse. Ja ma loodan, et on sellised lapsi, kes julgevad seda teekonda vanemate või esindajate kaasabil ette võtta. Täpselt samad võimalused on olemas ka naistel, kui nad leiavad, et lastetoetusest, palgast või ükskõik millest ei jätku, on neil õigus esitada kaebus ÜRO-sse diskrimineerimise osas. Ja siin tegelikult ongi nüüd see olukord, kuigi meil Reformierakond sulgeb kõik võimalused, et opositsioon saaks midagi takistada, siis selle eelnõuga avatakse tegelikult uued uksed ja head naised, head lapsed, kasutage seda võimalust, mis praegu teile anti. Teistmoodi me oma Eesti rahvast kaitsta ei saa. Aitäh! Aitäh!